Olgu, räägime ausalt, mis on riigieelarve ja miks see mind üldse huvitama peaks. Mõtle sellest kui riigi suurest rahaplaanist, kui palju raha sisse tuleb, kui palju raha välja läheb ja mis esimesena rahastust saab. See puudutab iga eluosa, koole, haiglaid, teid, turvalisust, isegi sinu bussipiletit. Kui eelarve on paigast ära, tunnetame seda kõik. Siin on 3 kõige olulisemat asja. Esimene mõiste, tulu. See on raha, mida riik kogub. Enamasti maksudest tulumaks, käibemaks, aktsiis, pluss tasud ja mõnikord ka dividendid riigiettevõtetelt. Pole tulu, pole teenuseid. Lihtne. Teine mõiste, kulu. Haridus, tervishoid, pensionid, taristu, kaitse, kultuur, digiteenused. Mõned kulud on kohustuslikud, näiteks pensionid, ja mõned on poliitilised valikud, näiteks uus raudteeliin. Kolmas mõiste, tasakaal, puudujääk või ülejääk. Kui kulutused on sissetulekutest suuremad, on tegemist puudujäägiga ja riik laenab raha. Kui sissetulekud ületavad kulutusi, on tegemist ülejäägiga ja riik saab säästa või võlgu tagasi maksta. Tasakaal on oluline, sest võlal on intressid ja intressid söövad tulevasi eelarveid. Kiire näide. Kujuta ette, et riigil on 1 miljardi euro suurune pitsa. Suur tükk läheb tervishoidu, haiglad, õed, ravimid. Teine tükk haridusse, õpetajate palgad, õpikud, kooliküte. Siis teed ja ühistransport. Saab aukude lappimine, busside sõidus hoidmine. Kui talv on oodatust karmim ja küttekulud hüppavad, võib riik mõned tükid ümber tõsta või laenata, et koolid soojas hoida. See ongi eelarve töös. Kuidas eelarvest saab päris asi? 4 sammu. Esimene, ettepanek, ministeeriumid hindavad vajadusi, Rahandusministeerium arvutab numbreid, valitsus koostab plaani. Teine, arutelu, parlament esitab väljakutseid, teeb muudatusi, seab prioriteete. Kolmas, kinnitamine. Hääletused panevad asja paika. 4. Täitmine ja auditasutused kulutavad, audiitorid kontrollivad ja tulemused toidavad järgmise aasta plaani.